Tere! Issand, nii kõvasti. Minu nimi on Allan, osasid ma tean, osasid tegelikult mitte, nii et mina Allan töötan MKM-is riigi infosüsteemide osakonnas ja vastutan seal ühe asja eest riigipilv näiteks. Nii et olen üks nendest süüdlastest, miks te täna siin olete, aga mitte ainult, et me alles hiljuti tegime ühe riigipilve häkatoni, kus osad on ka sealt mul tuttavad, käisite seal ja seal oli mentoriks meie tänane esineja Martin, kes arvas, et oleks veel nii palju anda teile, et teeme ühe jätkukoolituse ja selliselt see tänane üritus sündis. Nii palju veel infoks, et me proovime selle kõik ka videosse võtta, ehk siis kui te ise tahate veel pärast midagi üle vaadata või siis teate kedagi, kellele see tänane üritus võiks veel kasulik olla, siis me paneme selle video üles ja saadame teile siis lingi meili peale. Ja ma tegelikult ise rohkem pikalt aega raiskaks. Ma loodan, et te saate siit palju kasu, julgete küsida ja mul on hea meel, et meid täna siia nii palju tulnud. Ma alguses bookisin MKM-is väiksema ruumi ja siis pidin hakkama selle probleemiga tegelema, et inimesed oma vara. Aga minu vaates on positiivne probleem. Ma parem tegelen sellise probleemiga kui vastupidisega. Nii et aitäh teile, et selliselt oma reede õhtut siin meiega koos sisustate ja ma loodan, et me teeme selliseid asju veel tulevikud, aga seda sisendit ma küsin teilt pärast. Nii et palun, Martin. Floor is yours, nagu inglise keeles öeldakse. Jah, tervist teile, aitäh sulle, Allan. Alustus. Tervist teile, mina olen Martin Õunak, olen TEHIK-ust, olen Tartu arhitekt. Ei tea, kui palju te teate, millega TEHIK üldse tegeleb, mis TEHIK on. Ma arvan, et väga paljudel on see tähtede kombinatsioon natukene võõras. Seetõttu ma hea meelega tutvustan teile meie väikest ja lahtitartust. TEHIK on siis üks IT-kompetentsi keskustest, kes on siis sotsiaalvaldkonna või sotsiaalministeeriumi all olev asutus. Ja me tegeleme tervise, sotsiaalkaitse ja töövaldkonnaga. Meil on väga palju ülesandeid ja meie peamised ülesanded on meil siin välja toodud. Me tegeleme arendamisega, tegeleme andmeanalüüsi loomisega, korraldamisega, tugiteenustega ja abistame ka IKT infrastruktuuri loomisel ja selle konsolideerimisel. Ja meie alla on usaldatud 2000 töölist. See, mida täna TEHIK mõjutab, on Sotsiaalministeeriumi all olevat 2000 töölist. Meil on seal all erinevad valdkonnad. Mina isiklikult olen selle töövaldkonna all kuulub Tööinspektsioon ja tegelen Tööinspektsiooni vaates arhitektuuriga. Et selline on see meie väikene TEHIK, keda ma sain teile hea meelega natukene tutvustada ja järgmine kord, et kui keegi teil küsib, mis see TEHIK on, siis te oskate ka öelda, et TEHIK on tervise ja heaolu infosüsteemide keskus. Aga siis lähme nüüd natukene selle tänase teema juurde, et täna räägime ühest sellisest projektist nagu TEIS, ehk tööelu infosüsteem. See on üks uus lahendus, mida me täna arendame Tööinspektsioonile. Ja selle vajadus tekkis sellest, et Tööinspektsioon on täna natukene ajast maha jäänud ja tahaksin teda tuua samamoodi kaasaega. Ja kui me läksime selle projektiga elu poole, siis meie mõte oli see, et tahame seda lahendada natukene nagu tänapäevasemalt, kui me oleme siin nii asju teinud. Ja me hakkasime liikuma järjest rohkem selliste mikroteenuste põhimõtete poole, et me katsusime ära defineerida domeenid, teenused, mis on meile olulised, põhimõtted, mismoodi neid kasutada, käidelda neid. Ja mikroteenused ise unustab siis sellised mõningad omadused, et nad on kõik käigeldavad, nad on lihtsasti testitavad, nad ei ole omavahel tugevalt kuidagi seotud
ja neid on võimalik sõltumatult uuendada. Kui me täna vaatame oma teenuste hulka, mis meil on seal, siis on seal 15-16 teenust, me suudame igat teenuste komponenti täna uuendada, et me ei mõjuta teisi komponente samal ajal. Ja üks oluline raamat, mis mind aitas kogu selle teekonnal, on Microservice Patterns, mis on Chris Richardsoni kirjutatud. Tema poolt on ka selline domeen nagu microservice.io, et kes ei ole sellega veel kursis, siis vähegi võimalik aega on, et vaadake seda ja katsuge endale see raamat ka hankida. See raamat tegi minule väga lihtsasti selgeks need põhimõtted, mis asi on mikroteenus, mismoodi seda käidelda, mismoodi temaga ümber käia. Ja kui me läksime hankesse, kui olime endale partneri saanud, siis tegelikult see oli raamat, mida ma palusin meie Scrum Masteril ja partneripoolsel arhitektil kätte võtta ja palun sirvige läbi. Palun rakendame neid põhimõtteid, mis on siin raamatus kirjeldatud. See oli hea viis, kuidas me saime partneriga koos ühele lainele, et me mõistaksime teineteist. Sest et ma näen seda, et täna, kui mul tuleb partner laua taga ja kui ma ei suuda temaga ühte keelt rääkida, siis mul ei ole mõtet selle arendusega ka edasi liikuda. Et on vaja oluline ja vajadus on alguses saada see keel paika partneriga, kes meil on. Ja õnneks meie hankes osalejad tegelikult omasid juba väga paljud selliste mikroteenuste kogemust. Me vaatasime ka meie hanke proovitöid, et proovitööd on need asjad, millega me tegelikult filtreerisime välja endale partneri, kellega me saaksime selle projektiga edasi minna. Proovitöö andis meile selle teadmise, kas see partner saab aru, mis on meie mõtted, mismoodi täna võiks pilveteenuseid käidelda ja kas me saaksime temaga seal projektis edasi liikuda. Ja õnneks, kui me vaatasime neid tulemusi, mis meil hankes tuli, siis praktiliselt kõik hankes osalejad omasid väga head sellist mikroteenuste ülevaadet. Nad andsid meile mõista, et nad mõistavad ka seda, mis asi on agiilne arendus. Ja siin oli ka see, et mis meie soov oli, et tegelikult soovisime seda projekti viia ellu agiilselt. Mis tähendab? See ei ole mingi agiilne arendus, see põhimõte ei ole silver bullet. Tegelikkuses meie jaoks agiilne arendus pani põhikoormuse, pani tellija poolele. Sest agiilses arenduses on hästi oluline see, et oleks tellija püsivalt laua taga, ta oskaks anda meie partnerile sisendit. Kui meie eelmiste selliste projektide juures me kirjutasime valmis, mis me tahame, panime selle lauale, andsime arendajale ära, ütlesime kuupäeva, millal me tahame seda näha. Et me väga rohkem nagu ei tegelenud sellega. Siis täna on see, et meil reaalsus on see, et meie tellija pool, et tööinspektsioonis olev isik on igapäevaselt meil hommikul koosolek. Samamoodi ta on meil osalev tellidel, ta annab seal sisendikku on vajadus, ta üldjoones enamasti on vaikne, aga kui meil on küsimusi, ärilisi küsimusi, siis meil on võimalik kohe sunnata, saame kiiret vastused. See tegi meil sellise arendusprotsessi ja tarkvara analüüsi natukene mugavaks ka, et meil oli kogu aeg hea partner teisel pool vastas. Ja see on nüüd selline suurem pilt, et mis põhimõtted me lõime. Et me läksime sellise loogika peale, et iga teenusel on oma andmebaas. Ehk me võtsime kasutusele sellise mustri nagu database per service pattern. Siis meie teenused ei ole ükski väljapoole suhtlevad. Selles suhtes ja ka omavahel nad ei suhtle üksteisega üle abiliidestuse, vaid pigem asünkroosselt läbi MQ. Selle jaoks me võtsime kasutusele RabbitMQ. RabbitMQ on üks hea viis, kuidas me saame omavahel sõnumeid erinevad komponendid panna vahetama. Samamoodi ta lahendas ka meil selle probleemi ära, et me peaksime juhuslikult midagi laiendama, kui meil on ühte mikroteenust vaja laiendada ja tahame teda horisontaalselt skaleerida, siis sellisel juhul, kui meil on API liidestused, võib see minna natuke keeruliseks. Ma pean arvestama mingisuguste tegevuste lõpetamisega, ma pean arvestama, et ma ei saa seda kohe ära tappa, kui mul tekib võimalus või vajadus. MQ-ga on see probleem ära lahendatud, minna teada üles, et mul on vaja seda informatsiooni
kui kuskil on mõni mikroteenustes, kes selle informatsiooni annab, siis ta annab selle mingil hetkel. MQ jälgib ise seda, et sõnumid oleksid töödeldud. Kui mingi sõnum jääb töötamata X aja tagant, siis vajadusel ta märgib selle sõnumi uuesti töötamisele, et oma selle sõnumiga tegeleda. Näiteks nagu tõesti üks mikroteenus kadus ära, kes ütles, ma annan sellele vastuse, aga ta tegelikult ei andnud vastuse juhti midagi parasjagu. Siis MQ-ga me suutsime selle probleemi ära endal kaotada. Siin oli see, et meil igal mikroteenusel on oma andmebaas. Nad kõik omavad väga väikseid baasi. Kui me täna vaatame seda mustrit, et kui me harjunud, et andmebaasid lähevad hästi suureks ja laiaks, siis täna, mis mina olen märganud, on see, et andmebaasides nüüd tekivad sellised baasid, kus on 3-4 tabelit, 5 tabelit, et seal ei ole enam sellist mahtu hulka. Ja mis ta veel annab meile? Ta annab meil selle, kui näiteks nagu näeme, meil ongi siin see officials andmebaas ja meil on vajadus konkreetselt ainult seda andmebaasi laiendada, siis meil on täna võimalus see, et saame seda andmebaasi lükata laiemaks, anda ainult temale ressurssi juurde, ilma et ma mõjutaksin teisi andmebaase seal kõrval. Et jälle üks hea viis, kuidas ma saan vaadata enda kogu seda infosüsteemi teenuse põhiselt ja ma saan öelda, et ma vajan, et see teenus nüüd toimetaks natukene paremini, temal oleks natuke rohkem ressurssi. Samamoodi me võtsime kasutusele cache'i, et me samamoodi oleme sõltuvad X-te poole päris mitmeid päringuid, aga et kuidagi nüüd nagu seda päringute hulka enda jaoks mõistlikumaks saada, siis me võtsime endale kasutusele cache'i. Cache'is me tegelikult cache'ime maha need vastused, miks me näiteks nagu XT käest saame. Kui meil on juba see vastus olemas ja cache'is olemas, siis me ei lähe uuesti XT poole pöördu selle küsimusega, vaid me saame selle vastuse kiiremini cache'is kätte. Mis me veel oleme ära teinud selle cache'i kasutamise juures, et ma mitte ainult mu teenus kasutab näiteks nagu äriregistrist või rahvastikuregistrist mingisugust andmeid, ja mul on see cache'is olemas, siis ma olen viisakas ja ma ütlen andmejälgijale ka, et kuna ma kasutasin selle andmekogu andmeid. Et see, et kui ma täna mingis XT teenuses enda poole ära cache, ei tähenda seda, et teine pool ei saa teada, et ma neid andmeid olen kasutanud. Sest täna, kui ma vaatan, mis verinõuded ja asjad on, siis ma pean sellele mõtlema, et isegi kui see asi on minu cache'is ja need ei ole minu põhiandmed, siis ma pean andma teisele poolele teada, et igal juhul mina, Mart Nõunak, kasutasin nüüd sinu rahvastikuregistri andmeid ja vaatasin neid asju. Ja mõnusalt mikroteenuste puhul ära lahendada autentimine, autoriseerimine, siis me tõime endale ka pildile sellise väikse komponendi nagu Keycloud. Keycloud tegeleb meil SSO-ga, ta on liidestatud Taraga ja tema hoolitseb selle eest, et ta annab meile JMT tokenid ja rikastab neid tokeneid autoriseerimisinfoga. Et seal tokenisse me paneme rollid saab Keycloud meie teise teenuse käes, mis on meil mikroteenusena lahendatud. See on selline täna teisi arhitektuuri pilt, mismoodi see üles. Kui me vaatame, siis üleval pool meil on UI komponendid ja kogu suhtlus UI-st backend teenusteni käib tegelikult läbi gateway teenuste. Meil on täna 3 gateway'd, on Admini gateway, on Common gateway, kus käib sellised enamus asju läbi ja siis on ka tegelikult Office gateway, kus koha peal käivad siis läbi päritud ainult, mis on piiratud tööinspektsiooni kasutajatele. Milles me unustasid rääkida, on see, et me tõime ka protsessimootori siia pildile ja protsessimootoriga me käitleme selliseid tegevusi, kui meil on mingisugust automaattööd ja kuskil taustaga töödelda, siis protsessimootor hoolitseb selle eest, et need tööd kas saavad tehtud ja kui see tööd ei saa tehtud,
siis me käivitame kompensseeriva meetodi, mis keerab selle tagasi vastavalt sellele, mis on ärinõuded või vajadused ja sõnamust, nimetatakse saagamustriks. Ja kui me hakkasime hankesse minema, saime partneriga sellised üldised põhimõtted paika, siis meil oli vaja seda hakata kuskile üles ehitama. Ja ülesehitamiseks me vaatasime, et Docker on hea viis, kuidas me saame oma teenuseid ehitada. Dockerit juba tegelikult arendustiimid kasutavad juba päris mitmeid aastaid arenduste loomiseks. Täna laivi me ei ole ise tervikuna Dockeriga jõudnud, küll aga meil juba liigume projektiga selles suunas, et me jõuame konteineritega laivini ära. Ja kuidas me vaatasime, kuidas need konteinerid oleks hea orkestreerida, see hetk, kui me selle hankega liikusime, oli just ka Kubernetese selline suurem tõus ja temast oli rohkem vaja. Me nägime, Kubernetes on üks selline mõnus platvorm, mis omab väga palju täna kasutajate kogemust ja kasutajaid. Kubernetese peal nagu ära lahendada selline konteinerite orkestreerimine tundus väga lihtne ja mugav olevat. Ja sealt edasi me tõime endale pildile Rancheri. Rancheriga me orkestreerime Kubernetest ja Kuberneteseid. Et Rancher annab meile võimaluse jooksutada erinevad Kuberneteseid, mis ühes kohast hallata mugavalt, kui seda muidu tehakse. Ja kui me vaatame, et mismoodi meie konteinerid on üles ehitatud, siis täna me juhime teisi vaates konteinerid environment muutujatega. Kui me selle konteineri tõmbame Kubernetese peal käima, siis need on need environment muutujad, näiteks nagu andmebaasi ühenduse muutujad, MQ muutujad, cache'i muutujad, S3 muutujad, vajalikud profiilid anname me environment muutujaga kaasa. See annab meil selle võimaluse, et me saame neid konteinereid lihtsamini juhtida. Et seesama üks konteiner liigub meil arendusest, testi, pre-laivi ja laivi välja. Ainuke erinevus on see, et mismoodi me oleme või mis on siis nende muutujate sisu. Ja lisaks sellele on meie konteineritel ära kirjeldatud see, mis pordi pealt tema teenus vastab ja mis on tema health-hurl. Et täna Kubernetes on meil jälgib seda health-hurli, kus koha pealt ootab kas siis 200 või 300 vastust. Kui sealt antakse meile näiteks 4 või 5 algav vastus, siis see on see koht, kus me teame, et me selle konteineri tapame ära ja tõmbame uuesti käima. See on see Mini on? Mini on küll pärast ka räägin, aga Mini on üks selline lahendus, mis pakub keskkonnateenust. See tähendab seda, et kui mul siiamaani on olnud üks muster see, et hoitakse Flow peal baasis, siis seda ma ei tahtnud igal juhul tuua sisse, vaid pigem minna seda teed, et meil oleks kuskil mujal loogid kasutatavad. Me leidsime, Mini on üks selline hea väikene S3 teenus, mille me saame ise enda Kubernetese klastris käima tõmmata ja me saame teda kasutada. Me paneme täna enda failid sinna. Me küll hoiame metaandmeid ja seda andmestikku hoiame enda infosüsteemis. Ja tegelikult, kui me Miniasse vaatame, siis läksid natuke sellise mustrit pidi, et meil tegelikult Miniase failid ja nende andmestikku absoluutselt ära kirjeldab. Ühesõnaga, kui meil peaks juhtuma selline asi, et see Mini jookseb kogemata kuidagi õuga, siis tuleb sellel kellelgi, kes need andmed kätte sai, ikkagi päris palju vaeva näha, et ta saaks teada, mis failiga on tegu, mis faili tüübiga on tegu, kuidas ta seda avada saab. Me hoiame sellist metaandmestikku enda rakenduse poole. See tähendab siis seda, et selles arendab Postgres sellise klassikalise faili share ei ole veel kasutatud, vaid on kõik block storage ja Mini progress. Ja ütleme, kui meil tuleb vajadus, meil on vaja mingit dokumente hoida allkirjastada kujul kuskil ära, siis täpselt samamoodi me allkirjastame ta ja paneme ka Miniasse ja sealt kaudu kasutada. Mini andis meil veel selle võimaluse, et me saame neid arhiveerimisi ja seda poolt hakata rakendama natuke mugavalt. Kuna meil on ainult Mini viited tegelikult hoiame, siis kui ma ütlen näiteks nagu X-et nüüd tema läheb arhiivi,
või siis mingi aeg teda ei ole oma arhiivis, läheb kustutamisele, siis selle mustriga on tunduvalt mugavam seda lahendada. Siis Redis on meil käsina kasutusel, RabbitMQ on meil MQ serverina kasutusel, kus koha peal käivad andmed või siis teenused omavahel suhtlevad asünkroonselt. Postgre pakub meil mikroteenustele andmebaasi. Ja kui me vaatasime eelnevat teenust, tegelikult meie mikroteenused ei suhtle omavahel API kaudu, vaid puhtalt ainult asünkroonselt. Kuid on teatud teenused, mida on vaja publitseerida väljapoole, näiteks UI või siis see samune S3 üleslaadimine, mis tegelikult ei vaata teda asünkroonsena, vaid vaata teda sünkroonse teenusena, siis nende sihtpunktid on meil läbi ingressi publitseeritud väljapoole. Ja UI-teenuses on meil täpselt samamoodi vastavad muutud, mis on temale vajalikud, kui need on vajalikud. Jälgib tema elti. UI-teenus saab endale Kubernetese poole peal service'i, kus koha peal kirjeldatakse ära siis selle konteineri ja konteineri pordid, mismoodi me saame teda kasutada ja Ingress kasutab siis antud teenuse service'd, kus koha peal ta siis paneb seda vastava pähti pealt ja DNS-i pealt kättesaadavaks. Ja siin me samamoodi tõime ka sellise komponendi nagu SERP-manageri Kubernetese klastrisse sisse. Kuna Ingress teeb sellega meil Kubernetesest väljapoole kättesaadavaks, aga me tahtsime tuua veel ühe sammu vahel, et meil on majas selles eraldi Nginx proxy, kus kaudu me laseme kogu liikuvuse veel korra läbi. Aga meie huvi oli ka see, et see, mis on Kubernetese ja proxy vahel, et see liiklus oleks krüpteeritud SSL-i all, see tähendab seda, et kui ma annan Ingressi reeglile teada, et meil on vaja, et sinuga oleks sertifikaat, siis meil on 2 annotatsiooni, mis me märgime ära ja sellega SERP-manager genereerib meile tegelikult sertifikaadi ka Kubernetesesse sellele Ingressi teenusele ära ja meil on automaatselt proxy ja Kubernetese vahel SSL liiklus ilma, et ma peaksin muretsema selle pärast, et kui keegi vahel tuleb, et ta saaks midagi pealt kuulata või nii edasi. Ja ka selle välise proxy puhul on kasulik see, et kuna näiteks nagu VSAN-i, mida me teeme Kubernetese nõudide peal, selle jaoks me kasutame Longhorni, aga Longhorni manager täna ei oma Audentimis. See tähendab seda, et kui ma tahan seda administreerida, siis ma teen selleks hetkeks need Ingressi reeglid ära, et ta on mul klastris kätte saada, aga proxy peal mul on lubatud ainult siis adminide VPN-ist konkreetsele domeenile ligipääs. Longhornil tuleb audentitud manageerimisteenus küll, et see on tasklistis olemas, aga lihtsalt täna, kuidas me saime sellest ja oli see, et me märime proxy ja me teeme seda kaitset natuke teisel kaadel. Ja kui me lähme nüüd meie sellise töövoo poole, siis meie koodihoidlaks sai, siis veel täpselt öeldes versioneerimiskeskkonnaks sai GitLab. Tehikul oli juba GitLabi kogemus olemas, Tehikul oli GitLabi runnerid seadistatud ja seetõttu me jäime GitLabi peale. Meie partneril kahjuks toetki ei olnud GitLabi pipeline'idega kogemust. See kogemus tuli meil koos õppides läbi aja. Ja kui me vaatame, mis me siis meie GitLabi grupis ära tegime, me lõime antud projektile, siis teistile lõime GitLabi projektile grupi, kuhu alla me siis koondasime erinevate mikroteenuste projektid, pluss siis ka sellised üldisemad projektid, nagu näiteks Angular Components, Common Leaves ja DevOps. Ja kui me vaatame näiteks meie Angular komponentide projekti, siis tegelikult me oleme forkinud enda asutuse põhi-Angular komponentide projekti enda poolele, et me saaksime endale vajalikke muudatusi teha selles Angulari komponendis. Ja kui me oleme endale vajalikud muudatused teinud ära Angulari komponendis, siis me publishime need meie enda Artifactory's NPM repositooriumis. Kui see ülemine pool seal on GitLabi vaade, siis siin all on Artifactory vaade, kus koha peal meil on siis ära defineeritud projektile vajalikud Maveni repositooriumid ja NPM-i repositooriumid. Kui me täna ehitame enda koodi kokku, siis meil on kokkulepe, et meie ehitamised ei tohi sõltuda välismaailmast.
See tähendab seda, et Artifactoris me kirjeldasime ära vastavad avalikud repositooriumid ka, mis on siis kättesaadavaks tehtud sellise läbi virtuaalse repositooriumi, kus on siis see avalik repositoorium ja siis ka siis selle projekti vajalik repositoorium, näiteks nagu Maveni repositoorium või NPM-i repositoorium. Ja NPM-i puhul me oleme toonud meie virtuaal NPM repositooriumisse ka majasisese põhilise NPM-i repositooriumi. Täna meil on selle jaoks tegelikult Ska Angular, Ska liigub Angulari komponentidega praegu ees, samuti on koodivaramus välja pandud, siis nende komponentid on ka meie läbi projekti virtuaalse NPM repositooriumi kasutatavad. Et täna, mis me paneme enda NPM reposse, on ainult puhtalt need muudatused, mis on meie projektiga tulnud ja ka nende puhul me kasutame seda senikaua, kuni meie siis asutuse suurem Angulari komponentide projekt on need merge requesti vastu võtnud ja ehitanud siis kompani main NPM repositooriumisse nendest versioonid. Sellel hetkel, kui meie muudatused jõuavad asutuse põhilisse NPM repositooriumile, on meil võimalik ümber lülitada uuesti tagasi asutuse NPM repositooriumi peale. Ja kui me vaatame, mis meil seal GitLabi projektides toimub, siis Service A, Service 3. ja Service N on meie erinevad mikroteenused, mis kasutavad siis ehitamisel vastavaid Artifactori repositooriumi, kuid nad kõik kasutavad ka ühte sellist üldisemat repositooriumit, mille nimi on DevOps. DevOps on siis, sai loodud projekti alguses üks selline repositoorium DevOps, kuidagi sisetunne oli selline, et nägin, et meil tekib vajadus, et meil hakkab tekkima selliseid üldisemaid tegevusi või pipeline'id ja vaja. Täna meil on DevOpsis näiteks nagu ära defineeritud töövoog selle jaoks, et saaks andmebaasi paigaldada. Et kui me vaatasime seda pilti, kus koha peal me oleme läinud sellesse mustrisse, kus on igal teenusel oma andmebaas, sellisel juhul ma ei tahtnud enam jääda sõltuvusse meie halduse poole pealt, kus koha peal ma iga mikroteenuse puhul, kui arendaja leiab, et tal nüüd oleks vaja mikroteenus, et ta nüüd hakkab kohe mul andmebaasi tellima. Me pigem lahendasime selle nõnda viisi, et me võtsime operaatori, milleks on HubeDB kasutusele ja HubeDB jälgib meie tellimusi klastris ja täidab neid. Et meie andmebaasi deploy pipeline loob vajalikud kasutajate muutajad, mis on andmebaasi jaoks vaja. Tänane muster on meil see, et meil iga mikroteenus omab kahte andmebaasi kasutajat. Üks on liigutbeesi kasutaja, millega luuakse vastavad skeemid ja andmebaasid ära andmebaasi ja teine on siis API kasutaja, kellel ei ole õigus skeemi muudatusi teha ja kellega siis käib igapäevane töö konteineris. Lisaks toob see pipeline ära init-skriptid, mis on siis, ütleme, et kui me teame, et meil on andmebaasis, täna näiteks me näeme, et meil on ka mõnda skeem on iga teenuse andmebaasis, et ta loob juba selle skeemi ka juba ära. Ja peale seda, kui meie GitLabi pipeline loob deployment tellimuse ära, loob secret'id ära, siis HubeDB hakkab seda lahendama. Ta täidab DB tellimuse, hävitab need init-skriptid, loob Kubernetese sisesed DNS-id, et see mikroteenus saaks pöörduda selle andmebaasi poole. Pluss lisaks sellele, mida meil täna HubeDB operaator võimaldab, on see, et me saame teha S3 back-up'e, pluss me saame hoida S3-s enda volle, ehk me suudame teha point-in-time recovery't täna antud operaatoriga. Ja kogu andmebaasi konfigurimine käib läbi config map'i, kus on Kubernetes native viis, kuidas siis hoida konfiguratsioonifaili, mis ei sisalda kasutajanimesid ja paroole. Siis lisaks meil DevOpsi projektis on ka sellised üldisemad jamlid ära kirjeldatud, mida kõik muud ülejäänud mikroteenused kasutavad. Kui me alguses läksime ja kuna meie partnerid ka ei olnud sellist töökogemust, siis me läksime seda, et meil oli konferentsis üks lehekülg, kus koha peal me kirjeldasime ära selle, mismoodi peaks olema üks deployment jam ja tema HPA reeglid, horisontaalsed skaleerimisreeglid
ja meil olid iga mikroteenuse enda projektis olid need YAML-id olemas sees, neid küll sai juhtida muutujatega, aga ma tahtsin näiteks nagu deploymentis teha väikse muudatuse, siis oli paras pain, sellepärast et tuli läbi käia kõik projektid, erinevad arvud ja need muudatused sisse viia. Kuid siis me jõudsime sinnamaani, et me hakkasime samamoodi neid YAML-eid kirjeldama DevOpsi projekti all. Üks näiteks nagu siin on API testid, et siin on ära kirjeldatud muster, mismoodi me siis käivitame ja kus koha pealt on võimalik käivitada mikroteenuse API teste, ehk siis integratsiooni teste. Kui me vaatame, et kogu selle töövoo pipeline'i juhtimine käib puhtalt läbi muutujate ja igas projektis on oluline, et kui need muutujad on täidetud, siis need ka rakendatakse. Et siin on nad, näiteks kui ma vaatan seda esimest API test Postman Collection, temal on tühi string praegu omistatud, aga kui me nüüd kuskil tahame seda kasutada, siis on seal sees path, kus koha peal siis antud Postman Collection asub. Ja sama lihtne on ka näiteks nagu meie Sonari test, et Sonari YAML sisaldab tegelikult 1, 2, 3, 4, 6 ja sellega on kõik meie mikroteenused täna Sonari poolt testitud, läbi vaadatud, valideeritud. Oluline on see, et lihtsalt antud mikroteenus peab antud YAML kasutama. Ja manifestide kausta said siis sellised YAML-id, mis on otseselt seotud Kubernetesega. Näiteks nagu siin on praegu meie deployment YAML, et sellega teostatakse meie mikroteenuse deployment. Kuid lisaks deployment YAML-ile on antud kaustas ka service YAML, mis kirjeldab ära, mismoodi on service'id kättesaadavad, on HPA YAML, mis kirjeldab ära, mismoodi peab see deployment skaleeruma. Täna on meil selline kuldne reegel, et kui 75% CPU-st on kasutusel, siis hakkab arvu laienema. Ja järgmine aasta me hakkame liikuma sinna suunas, et kuna me mikroteenustena kasutame Java keelt, siis me tahaksime hakata jälgima ka Java hiibi kasutust ja vastavalt sellele teha otsuseid, kas ta peaks skaleerima hakkama või mitte ainult CPU peale, vaid me hakkame ka Java hiibi jälgima ja sellele tegema otsuseid. Ja pipeline'ide siis on sellised pipeline'id, millega siis käivitatakse need YAML-id, mis asuvad manifestis. Kui me siin vaatame, see on nüüd meie deploymenti pipeline, tegelikult siin me asendamegi kõik need eelmise pildi peal olevad. Et kui me vaatame siin näiteks nagu CI Project Path Slug, et tõime sisse sellised muutujad, et me leppisime endale kokku, et iga muutuja algab meil 2 alakriipsuga ja lõpeb 2 alakriipsuga, see teeb meil lihtsalt töövoos mugavamaks nende asendamise. Ja siin me asendame siis antud muutujad kas GitLabi enda põhiliste muutujatega, näiteks nagu GitLabi enda muutujateks on selle projekti asukoht, projekti nimi, projekti register. Et me läksime seda teed, et GitLab võimaldab täna Dockeri registrit iga projekti juures, et kui see asi ei ole üldkasutatav, siis me majutame ta GitLabi enda registrisse ja see on ilusasti GitLabi enda muutujatega kättesaadav. Täpselt samamoodi nagu selle registrisse ligipääsud, et GitLabi muutujates on siis ka selle töövoo jaoks ligipääsud registrisse, siis registri kasutaja ja registri parool. Ja kui me vaatame nüüd teenuse projekti, siis teenuse service'i projekt on meil üles ehitatud niimoodi, et meil asub seal source code, meil on API testide kaus, kus koha peal on Postmani collection'id, mis käivitatakse siis peale igat deploymenti. Ja saab moodulina, see on nüüd see GitLabi trikk, mida me kasutame, või Giti trikk, me kasutame saab moodulina DevOpsi projekti
tänu millele on meil siis antud projektil kõik need jamlid kättesaadavad, mis me niimoodi abstraktsel tasemel ära kirjeldasime. Ja kui me vaatame pipeline'i, siis see on nüüd see pipeline, millega meil tehakse ära test, build, deploy ja käivitatakse API testid. Et kogu see osa käib meil muutuvate juhtimisega ja siin all me include'ime lihtsalt vastavad jamlid õigest projektist. Et selle koha peal ma saan öelda suured tänu SKAIS-i tiimile, et SKAIS-i tiimi projektis teeme tegelikult silma selline jamlite includimisvõimalus. Me võtsime selle mustri ja millega kasutusele ja me saime sellest lahti, et kui meil on vaja nüüd deploymentis kuskil teha mingisuguseid muudatusi, siis me ei pea seda tegema igas projektis, vaid me saame seda ühes kohas teha. Ja see pilt näeb siis selline välja, kui me selle pipeline'i nüüd ära visualiseerime, et algab meil sellest, et me testime Sonaris, mismoodi, kuidas on selle koodi kvaliteet. On võimalus tuua sisse ka see, et kui kood ei vasta kvaliteedile, siis me ei lähegi siit sammust üleüldse edasi. Täna arenduses siin pipeline'is me ei ole seda mustrit kasutanud, sest mõttes me oleme alles arenduses ja need numbrid enamuses meil vastavad kvaliteedile, aga ütleme, kui luuaks uut mikroteenust, siis ta esimese hooga ei vasta sellele kvaliteedile ja ma ei taha sellepärast siis arendajat kohe piirama hakata, et ta peaks mul hakkama mingeid teste kirjutama, millel ei ole mingit väärtust. Pigem ma hakkan seda jõustama see, et kui meil hakkab live lähedale jõudma ja sealt ma hakkan vaatama, mismoodi Sonar käitub. Järgmisena tehakse puldi ehitussamm, kus koha peal ehitatakse antud teenus kokku ja paigaldatakse siis tulem, et antud juhul meie jaoks siis container image, docker image, paigaldatakse GitLabi enda repositooriumisse, edasi käivitatakse deployment. Deployment käib selle abstraktse jamli üle, vaatab, mis ta ära peab seal vahetama, vahetab ära ja käivitab siis kubectl käsuga need vajalikud jamlid. Ja viimase sammuna teeme me API teste. Kui me vaatame, mis meile Sonar näitab, siis see on täna Sonari vaadet. Me näeme, et meil on 7 koodismelli. Juurde tuli 1 koodismell selle pildimisega. Coverage on täna 88,1%, see tähendab seda, et koodi sees on unit testidega 88,1%. Täna me oleme enda MFN-ides ära öelnud, et me soovime vähemalt 75%. Peale seda, kui me tegime partnerile Sonari kättesaadavaks ja tõime ta meie pipeline'i sisse, on arendaja hea meelega nõus hoidma seda pilti ilusana. Sest tema näeb seda, et meie näeme, mismoodi tema enda koodi on kirjutanud, pluss tema huvi on ka see, et ta saab anda üle kvaliteetset koodi. Et täna arendaja ei taha ju tegelikult tünga teha, pigem, et miks meile ebakvaliteetne kood tuleb, on sellepärast, et ta võib-olla ei näinud sinna sisse, et see on probleem. Aga see hetk, kui arendajal tekib võimalus näha ka, mis kvaliteediga tema kood on ja mida ta võiks paremaks teha, siis tal on juba sportlik huvi see paremaks saada. Meil siin on paar arendajat sellise 95 ja 90% peal enda koodi coverage'i hoidnud püsivalt. Et see ei ole küll eesmärk, aga neil juba tekib selline sportlik huvi seda viia sinna maani. Ja sellised töövahendid on need, mis võimaldavad seda neile. Ja kui me vaatame meie API teste, siis siin me näeme, et meil on 29 testi failinud. Mis iganes põhjused, et sellel hetkel olid, allpool on tegelikult esimesed 3 viga ka ära näha, mis seal olid probleemideks. Ja API teste me tegelikult käivitame juba alates esimesest iteratsioonist. Esimene iteratsioon meie partneripoolne testi ja käivitasime küll käsitsi. Tõime selle töövoogu sisse äkki 3. või 4. iteratsioon, kus koha peal hakkas siis meil igas sammus või peale igat deployed API testida automaatselt käima. Me kasutame täna Postmani selle jaoks, käivitame Postmani testidega. Mis on selle kasu? Selle kasu on see, et kuna me juba esimene iteratsioon läksime seda mustrit pidi, et me testime kõike, mis me saame, siis meie testija rendis juba ennem esimese iteratsiooni lõppu leidis bugi, mille ta sai arendajale tagasi anda, arendaja sai sellega tegeleda. Et see oli juba esimese iteratsiooni kasu. Ja täna me näeme seda, et
et see, kes omab kõige rohkem tarkust meie projekti kohta või siis selle kohta, mismoodi see kõhus on lahendatud, on tegelikult testija. Et testija on hea kohe kaasata projekti algusest peale selle jaoks, et hiljem neid teste jõuda siiamaani, et kus me jooksutame sellist hulka teste, ei ole just väga mugav. Et keegi ei taha seda suurt tööd lihtsalt ette võtta, kus tal ei ole tihtipeale ka domeeni teadlikkust, mismoodi neid teste kirjutada. Et täna meie testijad me saame öelda, et on väga hea Tööinspektsiooni domeeni teadlikkust tänu sellele, et on olnud meiega algusest peale kaasas. Ja ongi, et kui meil täna ei ole analüütik näiteks nagu kätte saada, arendajal on küsimus, siis ta saab tihtipeale oma vastust testija käest. Ja lisaks, et meie töövoog tegelikult ei lõppe ainult selliste API-testide ja integratsioonitestidega või siis ka XT-testidega, vaid me oleme loonud ka eraldi projekti, kus koha peal me käivitame huviteste. Huvitestid me ei käivita peale igat deploy'd, pigem käivitame nad kas ennem iteratsiooni lõppu või vahetult peale iteratsiooni, aga ta on eraldi projekt. Ja täna me kasutame Seleniumil põhinevat Selenoidi raamistikku huvitestideks. Ja see on näiteks nagu üks raport, mis tuleb huvitestid. Me näeme, et meil on testides 75% läbi läinud. Meil on tekkinud probleem, kus koha peal ta ei leidnud elementi riskianalüüs, kus koha peal oleks olema 2 teemat valitud, vaid me vaatame seda, oli hoopis riskianalüüs ja 1 teema valitud. Et see on päriselt üleeile võetud raportis pildid. Nende piltidega on täna meil võimalik ka valideerida seda, et kuidas meie huvi käitub, kas huvis on need asjad lahendatud, nii nagu me oleme soovinud. Täpselt samamoodi meie testija katsub hoida seda täpselt kogu aeg järje peal, et kui huvis tuleb mingisugune uus funktsionaalsus midagi, siis ta katsub enda huvitestiga seda ära teha, et need oleks võimalik kogu aeg käivitada vastavalt vajadusele. Mis me teeme? Me täna jooksutame pipeline'is huviteste headless mode'is. See tähendab seda, et me jooksutame neid Chrome'iga, me ei valideeri praegu neid Edge'iga näiteks nagu Microsoftiga. Ja miks me seda ei tee, on sellepärast, et mul on Chrome'i töövoos tunduvalt mugavam jooksutada, mul ei ole vaja lisainfrastruktuuri selle jaoks, et testi jooksutada. Kui me siia pildile nüüd hakkame tooma tulevikus Internet Explorerid, Edge'id, Safarid, siis need kõik tahavad natuke teistmoodi infot sinna alla saada. Chrome'iga oli see meil väga lihtsasti koheselt teostatav ja me saame juba praegu arenduse käigus, me saame juba huvid valideerida, et see kõik läheks niimoodi nagu vaja. Kas tundub, on kõik aru saadab? Ma pean aus olema, et ma olen esimest korda nii suure hulka rahva ees. Närvis. Ja kui me vaatame logimist, et logimine on olnud tihti selline asi, mis tekitab peavalu. Ja mõtlesin, et okei, kas me hakkame iga mikroteenuse juures seda logiserverisse saatmist lahendama, kas meil on mingeid muid võimalusi, kuidas me saame seda lahendada. Aga kuna me kuidagi õnnestus niimoodi, et me võtsime endale Rancheri pildile alguses, siis Rancheris on meil võimalik kogu klastri tasemel ära defineerida logimise punkt. Okei, väga ilus, võtsin kasutusele, võtsin selle Rancheri huvi lahti, võtsin seal settings, logging, täitsin augud ära, et saada kõik süslogi. Esialgu tundus ilus, hakkas minema ilusasti, siis tekkisid hetked, kus koha peal ma suutsin tekitada 10 minutiga poole iga logi. Ei olnud just väga meeldiv kogemus, et selliseid, et nagu jõuda nüüd nagu, et vaadata, kuidas seda paremaks saada ja mis see probleem oli. Probleem tegelikult oli ka selles, et ma saatsin näiteks multiline logi, saatsin iga reana, ma ei saatnud seda ühiselt. Ja Rancheri pool, kui ma vaatasin, siis kahjuks mul ei olnud tema sisse ehitatud logid, ta on samamoodi FluentD kasutab sees, aga mul ei olnud seda võimalik väga hästi keerata täpselt niimoodi, nagu ma ise tahaksin. Ja siis me tegime, okei, ei saa nõnda viisi. Panime ise FluentD, panime klastrisse püsti
ja Rancheris klastri tasemel logid saatsime sinna Fluentesse, mis on sealsamas klastris. Ja seal me ütlesime ära, et tahame, et kõik logid, mis läheb syslogi floole, oleks JSONis. Aga ilusasti Fluent sai sellega hakkama, ta hakkas need JSONis saatma syslogi. Syslogi pealt me saadame selle edasi logstash'i, kus koha peal on juba siis Elk ja Kibana meil ka olemas, millega me teeme indekseerimise ja saame ka ilusa huvi nendele logidele. See on näiteks nagu üks logikirje, mille me saadame välja. Lisaks sellele, et me Fluentis ütlesime ära, et me tahame, et kõik logid oleksid JSONis. Sest tegelikult täna mikroteenustes samamoodi me saame logbacki tasemel olema saanud ära defineerida, et kõik logid, mida sina mikroteenus välja annad, peavad olema JSONis. Oleme teda rikastanud enda custom väljadega, mis annab meil nagu parem ülevaate sellest, millega see logikirja on seotud või mis protsessiga või kus koha pealt ta tuleb või mis tegevust just parasjagu tekib. See on selline paks logikirja, mis siis jõuab Kubernetese klastrist välja, kus koha peal on hästi palju ka sellist andmestikku, millisest poodist ta tuleb, millisest namespace'ist ta on, et sellist Kubernetesele omast informatsiooni. Aga kasulik osa sellest on see, et selle eelmise logi pealt me saame teha Elgi tasemel vist indekseid. Et näiteks nagu namespace'i tasemel, kus meil on siin namespace on ära kirjeldatud, selle järgi me loome erinevad indeksid. Vastavalt sellele me saame näiteks Kuberneteses on palju erinevaid projekte, mis sisaldavad erinevaid namespace'i, me saame neid õigusi alata namespace'i põhiselt. Kuid see logi, mis on siis kasulik, seda me saame ka ilusasti välja kuvada ja see on nüüd siin, kus me näeme ära, et me oleme kasutusele võtnud mõningad lisaväljad endale, näiteks nagu routing key, kus koha pealt ta tuleb, millega ta on seotud, mis see legal person on, mis on selle selekteeritud asutus, millised on antud kasutaja privileegid, kes seda tegevust tegi, mis on tema sessiooni idee. Mõtleks nüüd küsida, et eriti, kui me võtame sellise mikroteenuste arhitektuuri, et sul võib alata mingi kasutaja initsieeritud protsess ühes teenuses, aga ta võib läbida mitu erinevat. Selle jaoks on mul seal selline asi nagu request ID. Request ID on sellel hetkel, kui mul tuleb API gateway'sse, tuleb päring sisse, ma lükkan talle sellele requested ID külge ja see ID, kõik, mis on selle konkreetse requestiga seotud, ta läbib kõiki mikroteenused. Ja ma hoian seda, tuleb järgmine request, ta on juba järgmine ID. Ehk ma saan nagu requesti põhjal nagu näha, mida ja mismoodi ta on seotud. Selle mustri jaoks oli ka nimi hõlgu. Mida see kohviku õlle või siis? See on testandmed. Meil on ka kasutaja Liidia Koidula, kellega me pärast, kui ma ilusasti ajas olen, kellega me ilusasti paneme selle kogu süsteemi. Täna ma näitan ka täiesti nullist deploymenti ära, kus koha peal ma panen 13 andmebaasi ja 15-16 rakendust ja mikroteenus püsti 20 minutiga. Küsimus oli, et sa oled sellest valistanud ka, et kas ta kõikidel on siis sealistatud kohaliku aega, et oleks ühtne see logi. Täna Kubernetese tasemel ma räägin UTC-d. Kibana saab aru, mis ajatsoonis mina olen, ja ta näitab mulle juba neid minu ajatsoonis. Aga et vältida neid ilusaid Eesti erisusi, kus koha peal me mõnikord keerame kella ette ja tahapoole, siis me oleme näinud seda, et meil on kõik UTC ajas. Ja kui mul on vaja midagi seadistada, näiteks nagu admin-liideses või kus iganes, siis ma arvestan sellega, et ma näitan kasutajale ikkagi tema ajatsooni, aga maha kirjutanud selle UTC-s. Eks see on juba välja võtnud vaatust? See on UTC aeg tegelikult. Peaks olema, jah. Kiire küsimus ka, et slaid tagasi, see oli veel selle kui ja see lahendus toimib juba, siis need rakendused ise kirjutavad oma logi, need Java rakendused kirjutavad oma logi ja konteineris sinna syslogi. Konsoolauti kirjutab. Ja siis see Kubernetes korjab konteineris. Kubernetes korjab selle ära. Kubernetes jälgib logisid,
saadab need siis Kubernetese klastris olevale teisele frontile, kes vaatab üle, kui midagi ei ole JSONis, siis ta keerab selle jõuga JSOnisse ära, saadab Syslog'i poole. Ja Syslog'ist ta jõuab juba siis Logstashi, kust edasi ikkagi maana. Siis nii-öelda konteineris endast mingi lisatööriistu selle ka? Ei. Seda me tahtsimegi püüda. Me ei tahtnud sinna tuua lisakiirukust juurde, pluss see oleks tähendanud mingit kodimigi asjad. Ei, pigem nagu üks muster, mis tuleb, ma saan selle teisest olemas ära teha. Samamoodi ma saadan kõik klastri logid täna absoluutselt Syslog'i poole. Kuhu on vajadus minema visata midagi või vähem hoida midagi, siis ma saan seda teha teise koha peal. Ma ei taha seda sihtkohas mõelda. Mida vähem on mul Kubernetese poolel reegleid, mida mingi logiga peab tegema, seda kindlam ja kiirem on see logide saatmine. Kui ma hakkan seda tegema mingid lisareeglid asju peal Kubernetese tasemel, siis ma hakkan tegelikult oma klastris nagu jõudlust kasutama ja ma ei näe nagu sellele eesmärki. Ja lisaks, et seda asja natuke Kibana pool mugavamaks teha tegelikult, siis me oleme erinevad logide exceptionid ära kirjeldanud, millega on võimalik logidest välja püüda vastavaid siis vigu või siis logikirjeid. Et meil on sellised validationi vead, meil on business vead, osad vead võib-olla ei ole adminile olulised, osad on adminile olulised. Et selle tulemusena me saame näiteks nagu Kibanasse luua vaated, kus koha peal siis mingid logikirjeid kui palju on. Et see tegelikult pilt läheb veel natuke keerulisemaks, aga see oli selline esimene veeb, mis mahtus ekraani mulle lõikasin ära. Et see on viis, kuidas me saame siis Kibanasse teha antud infosüsteemi, siis teisi vaates mõnusad logid või logide näitamisi meetrit näidata logide peale. Nii. Retoorika. Kui me räägime täna Kubernetesest, siis üks selline Kubernetese tasemel meil on kaks komponenti, kes tegelevad meetrikutega. Et meil on node exporter, kes tegeleb serveri taseme meetriku andmisega, näiteks kui palju ühel workeril või node'il on mälu kasutatud, kui palju on tal, mis on tal CPU näitajad, kui palju tal on ketast või kui palju mingid mount node'id täis ja nii edasi. Lisaks on meil kasutusel ka Kube State Matrix, mis võimaldab siis vaadata juba Kubernetese objekti tasemel olevaid ressursi kasutamisi. Et näiteks nagu see Kube State Matrikuga on see tagumine pilt tehtud, mis ütleb ära, et see pood, mis mul siin avatud oli, ma näen, et ta kasutas siin tippajal 4 mikrotikku CPU-d, mis olid tema võrguliikumised, kettakasutus, see tegelikult teha andmebaasi meetrikud siin on taga. Ja raamistikuks me valisime Java puhul sellise raamistiku, kus koha peal meil oleks juba raamistiku sees võib-olla võimalik meetrikuid välja näidata. Näiteks nagu Spring täna võimaldab kohe eos sellist heltotsa, mille pealt ma saan teha otsuseid, kas ma tapan selle konteineri ära ja panen ta uuesti käima või mitte, siis see tuleb meil täna raamistikust. Juba raamistik võimaldab seda ja samuti võimaldab see raamistik anda välja siis meetrikut Open Matrixi standardi järgi, näiteks nagu, mis on Java kivi kasutus. See on juba Springi enda frameworki tasemel ära, et ei ole vaja näha paljude asjadega ise vaeva. Kui ma võtan näiteks aasta aega tagasi Springi raamistikku, siis mul ei olnud veel neid võimalusi mälu järgi aasta või poolteist tagasi, ei olnud neid nii hästi seal. Siis tänaseks on nad ilusasti juba raamistikku sisse toodud. Siit ongi, et meie node exporter ja Kube State meetrikud saadame me Prometheus'e. See standard, milles me räägime, on Open Matrix. Ja kui me tulemegi näiteks nagu selle juurde, et me hakkame milleski muus midagi kirjutama, näiteks nagu Ruby's, Pythonis, PHP's, siis me katsume tõenäoliselt sama mustrit jälgida, et me anname oma meetrikud välja Open Matrix'ust
OpenMetrics on täna projekt, mis liigub järjest rohkem sellise monitooringu standardiseerimise teed, nemad on võtnud aluseks siis tegelikult Promethuse meetrikute viisi, mismoodi Prometheus oma meetrikuid välja kuvab ja näitab. Kubernetesest saadame ta Promethusest saadame selle Grafanasse, kus koha peal on meil enda vaated, kuid asutuses on meil kasutusel ka Nagios XI, see on siis Nagiose tasuline versioon, meie monitooringu teated ja see, mida me näitame IT-abile, need vaated tulevad tõenäoliselt Nagios XI pealt. Me katsume ka enda vajalikud meetrikud siis monitooringu tiimiga ilusasti kokku leppida, et mis on oluline, mida näidata. Kuid lisaks, kuna meil on ka Kibanas on meil võimalik nüüd ära defineerida, näitusime, meil on logide exceptionid ilusasti ära kirjeldatud, siis Kibanasse me saame ka tuua teatud meetrikud, mida me saame anda edasi Nagiosele ja enda Grafana pildile, mille pealt näiteks mingisugused punased lipukesed IT-abi telektor näiteks peale võtta. Lisaks me katsume ise jõuda sinnamaani, et kui meil on mingisugune logides mingisugune viga, mida saab näiteks kasutaja ise parendada, aga kasutaja kui helistab IT-abisse, kirjeldab oma vea ära ja siis Nagiosest võiks olla näha, et tõesti sellel kasutajal oli see viga, aga lisaks sinna logiteatesse me katsume tuua ka selle, mis on see tegevus, mismoodi saab see kasutaja ise sellest veast läbi. Ehk näiteks nii, kui me võtame Tööinspektsiooni vaates mingisuguse menetluse lahti, toimub menetluse salvestamine, mingil X põhjusel XT pealt ei tulnud teatud päringuid, see ei salvestanud hästi ära midagi seal, kasutaja helistab, IT-abi näeb sealt pealt, IT-abis on seal punane lipukus taga on see, kui see kasutaja helistab, siis võib talle öelda, et las ta avab selle menetluse uuesti ja vajutab save nuppu. See on see, kuhu me tahame jõuda, me ei tea millal ja kuidas me sinnani jõuame, kas me jõuame selle sinnamaani ennem laivi, mis meil on plaanis märtsis, või see jääb meil teise etappi. Sõna võtatakse Nagiosest ja Grafanast? Kibana meetrikut. Ma tahan need, mis on asutuse üldised ja asutusele, selle jaoks on meil siiski Nagios. Grafana on puhtalt minule endale ja meie tiimile praegu kasutamiseks, sealtalt vaatamiseks. Et siiski asutus on näinud seda suunda, et kasutab Nagiost ja ma näen, et mina ei peaks seda mustrit kuidagi moodi kõikuma, et igal juhul ma saan enda meetrikud ja kõik samamoodi ja Nagiosele anda ikka seda mustrit, kuidas asutus käib edasi. Et jah, et täna mul lihtsalt Grafana ja Prometheus, need on mul täna rantseri tasemel turus, kui me kasutaja kätte saadavad töövahendid, meil on ise lihtsalt nende peale rohkem vaja näha. Nii, kui me vaatasime, et sellise mustriga kui minna ja see töövoog on kõik arenduse vaates ilus, aga nüüd kui ma tahan laivi jõuda, et täna me selles töövoos on meil laivi paigaldus ja testipaigaldus tegelikult välja jäänud. Ja miks see on niimoodi läinud, on see sellepärast, et see GitLab, mida me kasutame täna, ei võimalda meil rohkem kui ühte keskkonda seadistada. Ja lisaks, kui ma sinna ka seadistaksin ülejäänud keskkonnad ära, siis see GitLabi versioon, mis meil on täna asutusel kasutusel, ei võimalda mul seda, et ma peidan ära need saladused, millega ma teen testi või laivi deploy'd. Aga selleks tuleb mulle appi Helm. Ja Helm on üks tore asi. Kui ma mõtlesin, mis ma räägin Helmist, siis Helmi enda kodulehekülje peal on väga hästi öeldud, mis asi Helm on. Et Helm aitab manageerida Kubernetes aplikatsioone. Et Helmi chartides võime me defineerida, installida ja uuendada kõige keerulisemaid Kubernetes aplikatsioone. Ja tõesti niimoodi on, et kogu selle asja me saame ilusasti Helmi chartidesse ära paigaldada, mis on meil siis tööelu infosüsteem. Ja me läksime seda teed, et meil on ära defineeritud 3 charti, millega me teeme deploy'd. Et teisi DB chartiga me tellime baase, teisi base chartiga me tellime RabbitMQ'd ja Redis ja teis app on siis see chart, millega me juhime mikroteenuseid.
need 2 alumist charti on puhtalt selle jaoks, et ma saaksin tellida. Et tegelikult need chartid on niimoodi tehtud, et kui nad mingid asjad deployvad Kubernetesele ära, siis ma võin selle charti minema visata, aga need asjad jäävad mul ikkagi alles. Et miks ma seda tegin, oli selle jaoks, kui ma näen, et mul tuleb uus andmebaas, siis mul on hea käivitada seda teist DB charti niimoodi, et ma saan ainult tellida ühte andmebaasi. Ja kui ma selle charti minema viskan, siis ma ei taha, et see andmebaas kuskil ära kaob. Et tegelikult need base'i ja DB chartide poolt loodud väärtused on juhitud operaatorite poolt, kes tegelevad selle andmebaasi juhtimisega, back-upimise selle poolega, et ma kasutan lihtsalt siin Helmi selle jaoks, ma saaks mõnusalt ja mugavalt tellida. Nüüd ma arvan, et ma võiksin väikse demo ka teha. Et vaatame, kuidas meil see Helmis paigaldus läheb. Ja me paigaldame ta riigipilve keskkonda. Riigipilves on meil olemas Rancher, Kubernetes. See on meie riigipilve vaade. Eeltööna, mis ma olen teinud ära, on see, et ma olen miniosi ära paigaldanud. Mul on ära defineeritud registrid, kus koha pealt ma saan komponendid, mida ma hakkan paigaldama. Jah. Kas selle pimeda teema saaks vaadata, kas see näeb projektidel kõvasti tuleb välja? Kohe vaatame. Läks paremaks? Veidi äkki saab suudida. Siis mul on registrid ära defineeritud ja siis mul on ära defineeritud jah. Täna on riigipilves hoolduskorraga ja kuna seotud. Aga ongi emo efekt riigipilves mul klasteri läks praegu ära. Muidu kas ta täna toimub seal kettakastiga tööd tänu sellele õppekallus. Siin antud klastris, mis meil on püsti, on meil siin 14 setet. Jah, võtsime eraldi, mida peale me teeme vees on. Et mul on siin ära defineeritud meie Gitis olev DevOpsi projekt, kus kohal peal mul on teis Helm chart, branch'is on mul meie Helm chartid olemas. Nüüd, kui ma tahan sealt midagi paigaldada, ilusasti minna branch'ime. Chartid, tahan teisi DB paigaldada. Kasutame olemas olevat namespace'i.
siin on meie nii-öelda väljund, millega me paigaldame seda helmi. Kõiki on paigalduse ajal võimalik üle sõita. Kui te panete tähele, siis mul on öeldud kõigi paigalduste koha pealt deploy false, mis on selle jaoks, et tuleks võimalik üksikut andmebaasi näiteks nagu paigaldada siin Kubernetesi peale. Näiteks ma tahangi, et mul ongi siin 2 baasi on mul siin paigaldatud, aga mingisuguse suurema koormusega baas, mida me ei taha Kubernetesel rannida, me saame teda väljaspool Kubernetest rannida. Me ei ole endale seadnud sellist piirangut, et need baasid peavad olema Kuberneteses või ei pea. KubeDB on meile andnud võimaluse ka selle, et kõik need andmebaasid, mida ma sinna paigaldan, et siin ma näiteks olen öelnud, et do not terminate, see tähendab seda, et kui administraator kogemata tahabki mu seda andmebaasi ära kustutada, siis tegelikult senikaua, kuni ta ei ole muutnud selle konteineri juures ära, et võib wipe-out'i teha, senikaua tal ei õnnestu seda andmebaasi ära kustutada. See on tegelikult selle jaoks, et välistada neid näpukaid, mis võib mõnikord juhtuda UIs või command line'il, et ei toimuks sellist asja, et ma kaotan oma andmed ära. Et siin peab päriselt administraator mõtlema, et jah, ma tahan seda andmebaasi ära kustutada, siis sellisel juhul tekitada see võimalik. Praegu ma lükkasin whiteboardiks, sellepärast ma tahan pärast tema natuke mugavamalt need baasid ära kustutada. Kui ma hakkan vaatama, mis nüüd toimuma hakkas, Helm hakkab vaikselt meile andmebaasi paigaldab need 2 kaupa. Ta tegi valmis secretid, millega on võimalik andmebaasi poole pöörduda. Tänane see muster, mida me kasutame, on see, et meil on secretis host, ehk see host, kus koha peale saab teha kirjutamisi. Meil on read host, kus koha peal saab teha lugemisi. Täna kõik need baasid, mida KubeDB meil klastrisse paigaldab, on kohe 2 õla peal, millest üks on master, kuhu me saame teha kirjutamisi, teised on siis slave'id. Kui me tahame, me võime slave'e rahulikult juurde tuua ja me saame enda read päriselt paremaks. Meil on eraldi owner'i kasutaja, ehk see kasutaja, kes saab tekitada andmebaasi skeeme ja kes saab skeemidega manipuleerida. Ja meil on API kasutaja, kellel on siis ainult õigus neid andmebaasi kasutada ja seal väljadega manipuleerida, et skeemi muudatusi ta ei saa teha. Praegu ta meil siin paigaldab rahulikult andmebaasi. Samamoodi me tahame ära paigaldada ka base chart'i. Helmi pakis on kaasas nii-öelda default väärtused väljusjaanlis, kuid kui ma tahan, siis ma saan neid üksikuid väärtusi üle sõita. Antud juhul ma tahan, et ta paigaldaks mulle Rabbiti. Ma olen nõus, et läheb 3 õlana, ma tahan, et ta tuleb sealt repositooriumist. Et täna see muster, mis meil on, et kõik asjad, mida me täna Kubernetesesse deployme, et me katsume jälgida seda mustrit, kõik oleks meie enda privaatsest registrist, see on selle jaoks, et kui välismaailmaga ühendus ära kaob, et me siiski suudaksime teha deploy'sid, et me ei oleks sõltuva välismaailmast liiga palju. Nii, samamoodi ma tahan redis saada. Me igaks juhuks ütleme, et kõik tegevused, mis ma teen siin UNIs, on tehtavad ka command line'it ja neid saab ilusasti pipeline'i viia. Mis juhtub siis, kui sa vead
tempotöö. siis ta ei paigaldata, siis ta läheb punaseks. Kontrollib. Jah. Kuna ta muudab seda jamnis ja siis see jamn annaks mulle teada, et kuule, dude, et ma ei tea, mis asi on termination policy VPO. Sorry, vaata üle, mis sa teed. Aga see on välja arvatud juhul, kui sa kirjutad termination policy äkki selle enda valesti. Siis on jama, siis mul jääb kettima see, mis on default reegel. Niimoodi läheb. Meil on juba 13 baasi paigaldanud vahepeal, teist päisiga tuleb ka meil siin nüüd Rabbiti ja Redisi klaster, andmebaasid paigaldavad. Nüüd, mis on Helmiga? Et Helm 3-ga, mis tänaseks vist on väljas, on need asjad natuke mugavamaks läinud. Aga Helmiga ma täna saan manipuleerida ainult ühe nimeruumis. Ühesõnaga, kõik need secretid, mis ma andmebaaside jaoks lõin, nad kõik on praegu teist DB nimeruumis. Aga mul on vaja nad kõik nüüd mugavalt ära tõsta ka teisi nimeruumi ehk sinna nimeruumi, kus ma neid nagu päriselt kasutama hakkan. Üks võimalus on see, et ma saan neid käsitsi üle tõsta. Käsitsi üle tõstmine ei ole ka midagi keeruline või noh, selles mõttes huvist. Ei ole tekkinud. Ta küll ei paigaldata näitab ka nagu kontrolli. Logistada jookseb ka põhimõtteliselt välja, jah. Tuugi pealt ma saaksin ilusasti selle kloonide ümber õigesse nimeruumi, kus mul seda vaja kasutada on, aga antud hulga puhul on see paras pain ja tõenäoliselt ei taha seda teha. Mul on võimalik seda teha ka teistmoodi. Saan kätte kõik secretid. Ma teen siin väikse grepi. Ma tean, et see muster, kus on meie secretid omavad sellist sisu. Viime siit välja selle. Saan kõik teile optiga seotud. Nii. Oluline on see, et ma vaatiksin siit esimest ja mul on need käes, suuname selle kõigeselt telliks. Saadan siit tulemi jammisse. Mul on siin jammis koos kõik need secretid. Ma teen siin kiire find and replace'i on ju. Otsime siit namespace'i. Siia lahendame kõik sellega, hästi. Salvestame, jõustame selle.
ilusasti ja nagu näha, tekkisid mul vastavad secret'id siia nimeruumi õige mustriga ka. Ma kopeerisin nad tegelikult kõik teist tee pealt siia teisi alla. Nüüd, kui tuleb kasutusele L3, siis L3-ga tuleb juurde see võimalus, et on võimalik manipuleerida erinevates nimeruumides, kus L3-ga on see, et mul ei pea Kubernetese poole peal jooksma midagi, mis praegu jookseb L-tiller jookseb Kuberneteses, mis siis täidab need soovid ära. Aga kuna meie oleme M2 peal veel täna, siis meil on ja tänan teid. Selle lõppu ei peaks kuulma Võiksime lisaks, ta paneb seda ise. Sest ma tegelikult see ei ole, see on lihtsalt, kus ma olen rikastab peal. Ja need luuakse automaatselt, genereeritakse random paroolid, mul vist Rabbiti ja Redditi puhul, või see Rabbiti puhul ka random user ID-dest, iga aeg nii. Jah, ja kui mul nüüd ongi vaja näiteks, kui ma tahaksin Reddit'i tõsta väljapoole, siis ma saan siia host'i asemel panna väljas oleva host'i, mis asub klastrist väljas. Kui ma muudan selle praegu siin secret'is ära, täna me oleme ehitanud niimoodi, et mul, kui ma konfi muudan, automaatselt ei teostata mikroteenuste restarti. Järgmiseks me vaatame sinna poole, kus on okei, et kui tõesti nii kui konfi muudatus, me võime lubada kohe mikroteenuste resaga peale, sest tegelikkuses see tehakse ka ühe kohta ära. Okei.
kommunikatsiooni ja huvi ja mikroühendused hakkavad toimuma. Kas sellest ei piisa, et sa inimesed välja pannud? QVTB tegelikult ootab ära kõik Redise nõudid. Kui kõik Redise nõudid lähevad siin püsti, siis ta läheb ja paneb nad alles oma klastrisse. Ja kui ma teda nüüd praegu siin vahepeal tohib, nüüd kui mul siit talumises saagist tuleb üks proovikseks huvitkorras paigaldada. Läbitempki on küll täiesti okei, kui üks vastus. Ei ole. Vaja, paneme aplikatsiooniga ära. Testi ma teeksin ka selle käe, et ma kuskil valideerin. Ja siis, kui me jõuame sinnamaani, et me paneme näiteks nagu testi ja talvi jaoks eraldi GitLab instantsi püsti, siis meil tekib see võimekus, et ma arendusabi teste saan käivitada webhookiga teises GitLabis uuesti pipeline, mis siis teeb juba testi ja sealt edasi laivi tuleb üle. Aga see nii kaua, kuni mul on üks GitLab, siis ma ei taha lihtsalt endale neid salastamisi. Niimoodi teise API chat, paneme ta nimeruumi teis. Võime vaadata, mis meil seal valjudes on. Kuid meie siin selles chartis on meil juba default valid sobivad. Meil on ära kirjeldatud siin tasemel, et kas see mikrotehnik vajab andmebaasi läbi või Redis. Kui tal on siin triud nende kohtadele, siis vastavalt sellele pannakse nendele poodidele õiget muutujat külge. Kui näiteks nagu see andmebaas, mis on meil outservice, ei vaja andmebaasi, siis temale ei ole seda siin omistatud ja temale neid muutujad ei lähe külge. Samuti on need versioonid siin hallatavad. Kui me jõuame nüüd tagimist, siis ma näen, et iga tag, kui meil master arvus tegid tag, siis sellega lihtsalt tullakse kõrvaltulevasse GitLabi projekti, muudetakse siin see õigeks versioon ja antakse uus eelmine versioon välja. Kas need numbrid praegu käsitsi kirjad? Need on mul eelmist numbrid, need on mul predefinite praegu. Kui veel vaadata, siis siin all, millega nad on ju admin saab mängida, et admin saab ka meil ära öelda, millised on limiidid, mis on host, pealt hakkab vastama, kas me kasutame cert-issue'd, mis cert-issue'd me kasutame, et siia on võimalik ka cert-manageri tuua CA cert-isse, et sa saad oma CA siia tuua ja sellega cert-e luua. Ei pea Let's Encrypt'is sõltuma, cert-manager on muidu ka kohe Let's Encrypt on sees, aga võid ka oma CA-ga seda teha. Samuti ma praegu jätsin global configusse, et me oleme Debis, see tähendab seda, et ma saan Debi profiiliga, ma saan testi andmestikud kätte, ma jätan mock-out'i peale, ma olen öeldud ka, et mul on Redise klastris. Ma ootan juba rõõmuga Redise versioon 6. Antud Redise versiooniga on see probleem täna, et kui major hulk, kui enamus nõudid hulkub maha, siis seda klastrit enam ellu väga lihtsalt ei saa. On niimoodi. Ja Redis 6-ga, siis Redis on selle peale mõelnud, on ilusasti tulevad välja nüüd lahendusega, mis on Kubernetesele suunatud, kus koha peal, kui tõesti selline olukord juhtub, et nõuded surevad ära, siis tal on enda sisene operaator, mis jälgib ja teatud tegevustega suudab selle klastri uuesti taastada. Nii, paneme tahtnud pääle ära nüüd siis. Komponente, mida hakatakse deployma. Võtaksin väiksemaks kõik ära. Public web client office on juba vastab, selle järgi võiks nüüd siis projektile. Ongi taes juba, laseme kõik
teenuse taevalt püsti tulla, siis saame ilusasti logini ka teha. Täna meil ei ole riigipilves ei ole meil praegu X-töö ligipääsu veel, sellepärast ma kasutan Mockupeti. Muidu saaksin praegu ilusasti läbi Tara peitida ja kui mul on äriregistri mingi asutus küljes, siis mul oleks ise õigustusligi. Aga lihtsalt ei ole jõudnud veel X-tööd sinna poole ära paigaldada või turunilt ära tõmmata. Siis ma tänase demo puhul näitan meile Devi andmestiku pealt ja Mockupetiga seda. Kõik meie teenused tulevad püsti klastrisse, tähendab 2 õlakoha alguses. Kui ühe komponendi millisel neist peaks ressursikasutus minema 75% peale ülespoole, hakatakse teda laiendama. Tänane reegel mälu järgi oli see, et me laseme laiendada teda kuni 6-ni. Kuni teenus veel lõpp. Service ka veel hakkab vastama, siis saab ligusest testime sisse service ka. Nende toilemusiseerimisega ka või? Need läksid siin saab ka vahetada õigusega? jah, dependentsina nagu ennast omavahel. Kui mikroteenuste puhul peaksid mu teenused olema kõik omavahel nii sõltumatud, et ma saan neid üksikult paigaldada, üksikult laiendada. Miks sa seda kasutada tahad? Selles mõttes jah, dependentsitega läksid ette ära rendised ja need. Läksid ette jah, et need ma pidin tegema, sest see on see baas, milleta nad ei suuda omavahel suhelda. Teeme siis sisse logimise, ütlen, et olen Liidia Koidula, olen Subarost, olen juhatuse liike ja login sisse. Ja on küll instruktsiooni uus infosüsteemi pintees. See paigaldus võttis praegu aeg äkki kuskil 15 bitti äkki väga. Aga me tahame ka tõenäoliselt, ma olen praegu arendusandmete peal, aga muidu ma saaksin enda andmed kas üle XD või siis on mul juba, kui mul on ütleme sellised baasandmed, mis peavad minema kohe rakenduse alguses, ütleme, kui ma ütlen, et 0 seis on, tänane seis on 0, aga need on need andmed, siis selle jaoks, kas ma loon eraldi teenused või liigjupeisiga loon ette. Täiesti tühjalt tegin. Ja kui ma tõmban dev-profiiliga käima, siis tõmmatakse need liigjupeisi skriptid ka kõrval käima, mis sisaldavad testandmeid. Meie töökeskkonna spetsialist on Kaarel Kask ja Tina Tõhk. Aga me tahame ka tõenäoliselt teha aja peale versiooni uuendusi. Täna teeme siis selle natukene käsitööna läbi. Ma olen siin omadega, olen just teisi chartis, võtavad siit näidete, välusjaamdi kaudu mul on juhitud versioonid. Ma olin tubli, ma vaatasin siit ühe komponendi versiooni valmis hiljem, mida ma saan lahendada. Selle komponentide versioonile. Charlie versioon. See on nüüd see tegevus, mida peaks tag'imise peale peaks pipeline tegema ära. Kui mingisugusel komponendil tuleb tag, siis ta peaks andma selle tag'i sinna versiooniks ja siin suurendama viimast numbrit ühe võrra. Muudatuse. Rantsen on tubli, ta käib aeg-ajalt taustad vaatamas, kas on uuendus tulnud. Praegu ta hetkel ei ole lihtsalt jõudnud seda teha, siis ma ütlen talle, ma annan siis katalogide juures, et tee refreshi ja ta refreshib selle ära. Vaatan, aha, ongi uuendus olemas. Vajutan siit upgrade'i, lasen upgrade'i peale
kui ma lähen vaatan töövoogusid, siis näeme, et autoservist hakati uuendama ja uuendatakse seda nüüd niimoodi, et antakse uus versioon kõrvale, senikaua on kõik vanad versioonid kättesaadavad. Kui uus versioon tuleb püsti, siis ta võtab ühe vana versiooni ära ja hakkab veel panema lisaks ühte uut versiooni. Kui nüüd mõlemad uued versioonid on püsti, viskab selle viimast vana versiooniga minema. Nii, ongi 2 uut versiooni püsti, vaatame, nüüd on mõne hetke pärast peaks selle kolmandaselt ka minema. Nii, 1 on püsti, jah. Nüüd ta vaikselt hakkab käima. Niimoodi on see vaade siis. Mul on üks küsimus, et kui ma mõtlesin teist sellepärast, et teid või üks proksi ütleb sulle praegu, et see on ainult meil majas sees ja vetteenis kätte saadav. Ja see proksi ja meie majas sees proksi suunab ta riigipilve proksi peale. Ja riigipilve proksi usaldab praegu ainult meie proksi IP-d. Jah, aga SSL sellepärast me tahangi Kubernetese Grasp, Ingressi ja meie proksi valvaks SSL. Ja mis need on, mis meid toetavad, et tänu millele me oleme siiamaani üleüldse jõudnud, ongi need komponentid üle vasakul on Kubernetes. Longhorniga me teeme Virtual Suni. Longhorn võimaldab meil block device'i tasemel teha S3 back-up'e. KubeDB annab meile andmebaase, sealhulgas on Redis tema käest. Ja KubeDB võimaldab samamoodi andmebaaside back-up imise teha S3 ja taastamisi teha. CertManager vastutab meil CertIDS klastris sees. GitLabiga me teeme SSO-d. GitLab on see meie versioneerimiskeskkond ja GitLab ehitab ka neid asju kokku. Helmiga me saame ilusasti ära paketeerida kogu selle mikroteenuste hulga. Ja Rancher on siis orkestraator, kellega me orkestreerime Kubernetesed ja läbi kelle me saame kubectl käske rakendada läbi ühe sihtpunkti niimoodi, et meil võib olla seal taga väga palju erinevaid klastreid. Ja minu suured tänud on meie 2 partnerile, TripleDevile ja Read Advicemanile, et tänu kellega me oleme üldse siiamaani jõudnud ja kellega koos me oleme näinud vaeva, et need asjad jõuaksid sinna, kus me täna oleme. Et ma ei oska tõesti täna paluda endale paremaid partnerid kui Mac2 ja eriti suur aitäh Tööinspektsioonile, sest et ka nende jaoks on see väljakutse, et tulla sellise asutusena, nagu seda on Tööinspektsioon agiilsesse arendusse, mis oli minu jaoks üllatav ja nad on mind väga positiivselt üllatanud. Mul on lausa lust teha selle meeskonnaga tööd. Ja suured tänud teile, et te tulite, sest et me kõik koos teeme seda. Et vaatame endast vasakule ja paremale, et me ei pea midagi üksika kuskil välja mõtlema. Et ka siin olin ma kasutanud SkySi pipeline'i põhimõtteid ja seda poolt. Kui me praegu vaatame enda ette taha ja vasakule paremale, et see on see meeskond, kellega koos me saame liikuda edasi. Mina olen olemas, ma saan aru, et teie olete olemas. Katsume koos siit ilusasti edasi liikuda. Ja täna mina tunnen küll, et tehik on minu CV-s täna kõige kõver rida. Ja ma soovin, et ka teie tunneksite seda oma asutuse suhtes. Ja ma näen, et see on üks see viis, mismoodi me tõesti võiksime jõuda sinna maailma, kus me tunneme hoopis selle üle enam riikistööd. Suured tänud teile ja ilusat päeva! Aitäh! Kas kellelgi jäi veel mingi küsimus kriipima, mida te tahate teiste ees küsida?
taga on. Miks teenuseid või abi riigil, kui keskusele teile sellest asjad ülesehtusele pakub? Riigipilv täna pakub meil Rantserit ja Rantseri poolt hallatavat klastreid ja täna jõuaks asi sinnamaani, et riigipilve kaudu me saame ka 24/7 toe meie keskkonnale. Et Rantser on valmis seda pakkuma. Me nägime, et üksinda tehinguna me ei suuda seda raha välja käia, mis on vaja selle jaoks, et Rantser saaks 24/7 tuge pakkuda. Aga kui meil on riigipilves rohkem, siis me suudame seda täna. Veel küsimusi? Seoses on API-testidega, et rääkisime ka integratsioonitestidest ka. Kuidas seda näiteks andmebaasi turvamist, kes on palju testid, et siis andmebaas jääks mingi toetama huvid peab tuua? Ja erinevaid versioone. Ja, et tegelikult me lähtumegi sellest põhimõttest, et kui meil tuleb skeemi muudatus, siis see peab olema niimoodi tehtud, et ta toetaks ka EBIS 2 versiooni. Seal oli EBIS 2, sellepärast et mulle uuenduse käigus jääb neid erinevaid versioone mitte püsti. Täna me kasutame küll relatsioonilist andmebaasi, aga tegelikkus on see, kui ma vaatan seda, mismoodi meie baasid on üles ehitatud, siis võib juhtuda seda, et ma hea meelega mingite aastate pärast hakkab relatsioonilist andmebaasist loobuma üles. Mikroteenuste puhul võib-olla mul ei ole vaja sellist relatsioonilist andmebaasi kasutada, sest mul relatsioon tekib ja on võimalik seda ühtide teiste kohtade. Siis operatsioonitestid on seda versioonidega, mis ja API-testid ka käivad peal igat kogu aeg läbi, kohe on tagasiside, kui on probleem ja kohe saab keskenduda. Mis ma täna näen, on see, et me võiksime natuke pipeline'i tuunida selle võrra, et me saaks kiiremini. Et see, kui me commit'ist deploy'in ja 10-15 bitti võib-olla kogu selle sona ja selle poolega on võib-olla natuke liiga palju. Me võiksime tuua cachimist ja asju juurde, et me saaksime võib-olla selle 5 minutiga äkki ära teha või 3 minutiga, sest siis on arendajatel käsi soe ja ta on valmis oma bugid ära parandama koheselt. Aga kui me sellise 15-20 minuti on auto, siis ta jõuab juba kohvi võtta ja võib-olla ta unustab juba selle teema. Just selle teemaga jätkus, et toimub kiirus, et kuidas seda karistusest vaadata riistossist rääkida. Mis hetkest siis ma võtan seda lahenduse valmis, teebuses valmis, see peab siis jah, et täna me jääme ainult helmisel ajaks kasutama, kui teeme deploy'sid ja miks me olen jätta sinna selle nukuvahetuse Rantseri poole peal juurde on sellepärast, et test ja pre-live hakkad olema need keskkonnad, kus koha peal tehakse kas demosid või väljaspool mingeid koolitusi, ehk ma pean selle kindlasti ära valideerima, et millal ma saan selle teha, et kas mul tuleb uus pealt turu juurde midagi, kui ongi mingi koolitus peal, siis ma ei taha, et selle koolituse käigus tekib üks nukk juurde. See tekitab kohe küsimusi. Pigem nagu hoiab nagu seda joon. Aga mida ma näen, et see suund on selline, et kui meil tuleb see teine kit läbi keskkond juurde, kus me hakkame need test, pre-live ja live paigaldust toimuma, siis tõenäoliselt, kui see asi tõesti nii hästi toimib, et mul ei puudub katkestus, siis ma julgen lasta tegelikult selle töövoo ilusasti läbi, kui eelnevate UI ja API-testid ütlevad, kui nad kõik on juhus. Eks praegu siis seda tiimus toimib jah, ta on meil debivaates, arendusest on meil nüüd toimub tegelikult. Jah, järgmised aastad tahaks ka siia sisse. Enne kui ma küsin, kas on veel küsimus, siis juba nägite, et agaramad on siin andnud teemasid. Tegelikult ma julgustan kõik, et palun võtke oma telefoni väljas ja kirjutage. Et nagu Martin ütles, et me teeme seda kõik koos. Et te teete igaüks oma asutuses seda päeval, kus me teeme seda kõik koos. Et andke meile mõtteid. Me hea meelega organiseerime, leiame õiged inimesed, Martini-suguseid on meil veel. Aga ilmselt kasutame Martinit korduvat, ma tunnen. Aga ikkagi, kas on veel küsimusi? Tegelikult meil on paar minutit veel aega, et kui midagi veel hingel või südamal on, siis
küsige ära, siis saab teised rääkida targemaks veel. Ma annan seda tegelikult mikrofoni, siis kuulab parem. Sooritusärevus. Võib-olla rumal küsimus, aga kuidas, ma saan aru, et kõik konteinerid on konsulautid ja kõige mõistlikud praktika. Aga kuidas seal rent tagatud on? See, et sul logitakse, et kui sul on, ma ei tea, mis te seal oli, loete lastik, kui need on maas, siis logi läheb nagu teeb mülli. Ei lähe, siis ta läheb nõuti logifaili, tegelikult Ratse kirjutab kõik boodi logid on logifailis faili tasemel maas, ta lihtsalt aeg-ajalt puhastab neid eest ja siis tema Ratse enda sisene fluent käib siit neid korjamas ja saadab edasi tsüklitena. Veel? Ei pea mikrofoni ka. See on juba 2 tükki tuli, oodake. Üks võib-olla rumal küsimus, aga GitHubi erinevad instantsid tundub imelik, on ju harude mehhanism Giti protokollis. GitLab ja mis seal on see, et erinevad arvud on head. Aga kui ma toon nüüd testi või laivi saladused, mida ma kasutan muutajatena kuskil pipeline'is näiteks nagu Kubernetese tõuke, siis täna tasuta GitLabi versioonis mul ei ole võimalik seda saladust peita oma partneri eest. Tasuta versioonis ta jääb mul kättesaadavaks partnerile. Nii kui ma lähen sealt tasulise versiooni peale näiteks, siis on võimalik ära defineerima erinevad environmentid, nende tõukenid, kes neid näeb, kes neid saab hallata. Aga kui me vaatame seda, mis on riigiasutusel tegelikult reaalselt partnerite arv, siis ühe inimese pealt, et need võimalused tulevad selle 90 eurosest litsentsist ühe inimese pealt, partnerid täna ma julgen väita, et meil on üle paarisaja kindlasti on juba puhtalt arendajad, kes koodi kirjutavad, siis see rahanumber läheb selliseks, et ma ei taha lihtsalt seda sissi tuua. Pigem äkki paneme GitLabi instantsi kõrvale, kus koha peal me need pipeline'id ära kirjeldame ja mida on võimalik näiteks webhoogiga lihtsalt öelda, et nüüd sa hakkad, et see pipeline on okei minema selle versiooniga. Ma võin siia täiendava küsimuse seltskonnale küsida, et kes teab, mis asi on GitLab? Ja kes ei tea? Kõik teavad, see on mitte GitHub, mitte Giti protokoll, vaid GitLab, et siis GitLab sellest ei näidata. Ei. Et siis kõik teavad. Vähemalt GitLab on ju, ma ei tea, Sveniga olete kunagi kokku puutunud, et Sven arenes välja Gitiks ja siis Gitile tuli ilus UI peale GitLab ja GitLab nüüd tänaseks on selle asja veel kaugemale viinud, et ta tegelikult on projektijuhtimistarkvara, millega on võimalik kokku ehitada koodi ja läbi mille on võimalik oma koodi dokumenteerida, et tegelikult GitLab omab nii wikid kui issue'de suunamisi ja nii edasi. Vahepeal küsimus, et sa paljastaks mulle seda tiimi ehitust, et kas testid on sinu juures ehitus, on su arenduspartnerite juures sinu juures on arhitekt, sina, eks ole, Tööinspektsioonis on äritegijad. Jah, et tehikus on täna mina kui arhitekt, projektijuht Rainer Rohtam ja siis mul on kõrval ka Teet, kes meil vaikselt hakkab selle projekti elus hoidma, kui see asi jõuab meil laivini. Partneri poole pealt meil on siis Scrum Master, arhitekt ja testija pluss siis erinevad back-endi frontendi arendajad. Testija oli meil juba esimeses päevas partneri pool laua taga, see oli meil hanke tingimustes, et meil on vaja testijaid. Ja selle baasis ka, et see kõik sisuliselt toimiks. Aga siin täpsustused, et skeemiks sul oli üle Kubernetese operaator. KubeDB. Need on komponendid, operaatorid on komponendid, jah. Ja kui ma räägin näiteks nagu KubeDB operaatorist, siis ma räägin ühest komponendist, kes jälgib neid tellimusi, mida ma Jamliga tellin. Lihtsalt tema teab, et seda tüüpi Jamlit oskab tema täita ja siis ta võtab selle Jamli täidab ära.
kas sa võid avaldada ka suurusjärku, rahalise suurusjärku, et praegu te alles olete testis arenduses, eks ju, palju see nagu siiamaani maksma? Arendus ise meil... Mitte arendus, vaid just selle Kubernetese kasutamine nagu keskkond. Ei oleks maksma läinud. Me oleme jooksnud seda enda VM varepeal, täna on-premise on meil majas sees, pluss riigipilves, jah, me täna tasume äkki selle nõudide hulga eest võib-olla paar tuhat eurot või kuskil seal käides. Mina kahjuks ei tea neid rahanumbreid hästi. Laivi minnes meil on teada, et siis meil on see kulu 10 000 eurot kuus ja see tuleneb sellest, et seal on miinimum nodede hulk, millega me peame minema ja mille pealt on võimalik Rantseri käest siis supporti saada. Ja siin tehing võttis siis, oli nõus tegema selle sammu, et me täidame poole sellest Rantseri nõudest ära ja teise poole siis peab riigipilv ise leidma endale juurde. Ma küsin Martin, see oli siis kõik meil väikesed. Kui kaua aega läks, et see kõik setab niimoodi paika panna? 9 kuud äkki. Kuskil 9 kuud, aga reaalsus on see, et kui see muster on ees, siis seda on täna väga lihtne duubeldada. Kuna meile pipeline'i GitLabis on samamoodi suhteliselt abstraktsed ja kõik on juhitav muutajatega, siis võib võtta täna selle ükskõik milline projekt, kirjeldab need muutajad endale vastavalt ära ja tal see asi jookseb. Seal me loeme tunnid või minutid. Ehk siis esimene on nagu lapse saamine. Saab hakkama, usun teisse. Nii, kas on veel küsimusi? Nagu oluline on partner. Jah. Arenduspartner nagu oluline. Sa tead, et meil on riigis eelarvepartner, ma ei maini nimed nii edasi. Et mulle tundub, et tegelikult vaja MFN-i sees oleks kõik ühine MFN. Sul seda riigi tasemel MFN, mis on tegelikult nagu Kristo hakkab teadmine. Seda kehtestada ja just samad nagu iga ühe juures Docker, faili ja nii asjad. Ma ainult seda nagu saaks. Sul laua taga teine partner, mitte need. Sa tead, et ma mainin, nad ei tee sust asja. Olen sinuga nõus ja nemad saab eemaldada hankest proovitööga. Sa teed selle proovitöö ära, sa annad proovitööle 60-70% osalust ja sa näed sellega ära, kas ta on pädev või ei ole. Kui sa tõmbad ta liided alla, on näha, et ta ei mõista, mis asi on mikroteenus, mis asi on konteiner, kuidas kasutada MQ-d, mis asi on asünkroonsus, kus koha peal on seda mõistlik kasutada, kus pole, kus sa saad tulla tegusest ilma, kus nullid igale poole ütleda poole, kus on võimalik koostööd. Oota. Proovitöö super hea tulemus, aga kindlasti ei hääleta selle poolt, et MFN-i nõuded on. Selleks, et täna on Kuben väga hea asi, homme ei tea, mis see väga hea asi. Täpselt, ja see oli see, kui mul on järgmisena jõuda, et täna me räägime Kubernetesest, aga mis juhtub 5 aasta pärast või 7 aasta pärast? Me tegelikult ei saa jääda tehnoloogiasse kinni. Mul on küll hea täna öelda, et konteinerid on olnud juba väga tükk aega, reaalsus on see, mis on homme. Et see kogu see pipeline'induse, see protsess ja enda mõttemaailm peab olema üles seatud niimoodi, et ma suudan kohe sellest raamistikust välja astuda, kui selleks vajadus tekib. Ja K3S näiteks nagu selle peale hakata jooksutama või nagu funktsiooni faasi. Et täna me räägime mikroteenustest. Ma arvan, et siin 7 aasta raames me jõuame teikus nii kaugele, et ma hakkan faasist rääkima. Aga see on tulevik, et katsuks enne mikroteeni jõuda. Kas me võiks seltskonnast võiks küsida, et huvitavaks teada, et kui paljud üldse oma organisatsioonidest ära kasutavad konteinereid? Alustaks Dockeris, kellel on konteinerid, kätkusti. Nii, siis hoiame käsi püsti, võiksime kasutame ka Kubernetesest näiteks. Aga Kubernetese kasutajaid on veel. Täpsustan küsimust, et kas sul täna arendusprojektides pealikult kasutatakse konteinerid? Või kas sa ise kasutad konteinerid? Täna arendusprojektides, ehk siis mitte ilmtingimata laivis, aga
aga kas olemasolevate või arendavate süsteemide juures sellist konteinerarhitektuuri, et alustuseks lihtsalt Docker, et sul on kas või klassikaline Java rakendus on ühes konteineris ja üks instants, siis sealt edasi, et neid instantse on mitu ja sealt edasi, et me kasutame Kubernetest ja siis sealt edasi, et me kasutame sellist continuous integration pipeline'i. Et ma ei mõtlema, et Martini ettekanne oli hästi põnev ja kaasav ja siin on mulle kõrvaltvaatest tundnud, et see on rock töö, mis on ära tehtud, et seda kõike selgeks saada. Et meil Tehnikaülikoolis me alustasime möödunud aasta sügisel ja tegime palju lihtsamalt, et meil on GitLab ja kuna me oleme akadeemiline asutus, siis me raha maksma ei pea, nii et me saame sealt ilusasti kõik keskkonnad ära deployda, et meil rancherit ka vaja ei ole ja meil selles mõttes setup on lihtsam. Aga mis oli selge, oli see, et selle kogu lahenduse ülesehitamine, see eeldas kõige suurem nihe oli mõttemaailmas. Et kuidas tulla sellisest virtuaalserverit monoliitrakenduste maailmast, kus sul on andmebaasid ja failid, kuidas kogu see ots on lahendatud selliseks teenuste põhiseks. Ja sinna otsa siis need spetsiifilised keskkonnad, need nii Kubernetes konteinerid ja kogu see ports, et ma mõtlen, et kui meil siin tuleb uusi koolitusi ja asju, et mis on need kitsaskohad, millele peaks võib-olla tähelepanu juhtima. Ma kindlasti siit õppisin ka palju, aga siin on palju selliseid kohti veel, mis on natuke kosmos, et juba äge kosmos. Jah, aga sammu haaval on see ka, et tegelikult see pipeline, mis me täna kasutasime, on see kasvus ajapikku. Alguses meil olid jamnid igas projektis, siis me saime aru, et meil on vaja seda ära abstraheerida, me saime jälle sammu edasi ja sammu edasi. Et kui täna tahta selline suur samm teha, siis on palju tööd, aga pidevalt järjepidevalt minnes, et agiilne arendus on iteratsioonidega arendus, see põhimõte peaks olema põhimõtteliselt igasugune tegevusest seest väikeste sammudega vaikselt edasi. Ma tahan kommenteerida, see tarkvara iseenesest konteinerite Kubernetes Martini, see, kuidas nüüd see Kubernetes ise tekib, see, kust me neid teenuseid saaks, kuhu me neid rakendusi saaks panema võtta, riigipillist midagi tekib, see on jälle niimoodi, on suhteliselt kulukas äkki nüüd enda virtuaalmasinasse ja lihtsalt tooret rakenduse ära püsti kuulda. Martin võib kommenteerida, et kui vaevaliselt neid see Kubernetese keskkond läheks püsti saab ja kas on kunagi jõudnud maininud? Jah, et see riigipilve pool tõesti, et see on võtnud aega, aga reaalsus on täna see, et sealpool ei teki seda tarkus, meie vajadus ja teadmine, kuidas seda panna püsti enne, kui me seda kasutama hakkame. Et väga hea on täna olnud öelda, et riigipilve ei ole pädev mingisuguse X-lahenduse jaoks ja siis näidata näpuga, kuid reaalsus on see, et ma võiksin minna sinna proovida, ma näen, et ta ei ole pädev, järelikult ma tean, miks ta ei ole pädev, ma saan anda tagasisidet ja soovitusi. Et ma näen seda, et see riigipilv täna rantseri osas teeb meie elu lihtsamaks, et neid pea ise käitama neid rantseri asju. Aga täna ma ütleksin Teedule, et kui ma ütlen sulle praegu, et oleks vaja pane 3 nõudi juurde meie olemasolevasse klastrisse, kaua sul läheb selle jaoks? Varest ressursi saamine on kõige raskem pool. Et reaalsus, et täna klastri laiendamine nende töövahenditega, mis meil on, see ei võta aega. See algus oli keeruline ja tõesti see oli väga keeruline, et seda liikuma saada. Nii, aga ma tõmbaks siin joone alla. 59 on kell, ma lugesin, et 16.00 lõpeb, nii et oleme täpselt. Aitäh teile kõigile nii palju veel infoks, et slaide saab saateks. Slaidid on avalikult üleval, annan lingi pärast. Okei, slaidi lingi saate. Me proovisime selle võtta videos. Ma loodan, et see on hea kvaliteet. Ka selle viite siis me sinna paneme, et saate ise järgi vaadata või anda kolleegile. Ja veel kord suured tänud, kui ma saadan teile selle meili, siis ma ilmselt panen ka sinna endiselt selle sama küsimuse, mis on need teemad. Et kui teil täna kohe ei tulnud, aga siis selleks ajaks tuleb, siis palun, andke seda tagasi, et ei võta tükki küljest ära. Ja selge, aitäh ja ilusat nädalavahetust!